Puuviljade, marjade ja teiste aiasaaduste töötlemisel tekib põhitoodete kõrval märkimisväärne kogus taimseid kõrvalsaaduseid. Näiteks õunamahla pressimise kõrvalsaadus on pressjääk, mille osakaal võib olla olenevalt sordist ja pressimise meetodist isegi kuni 50%. Põhieesmärk oli siis see, et kuna aiandustootmises tekib väga palju erinevaid kõrvalsaadusi, et siis oleks võimalik neid ära kasutada. Ja miks mitte kasutada neid erinevates liha- või kalatoodetes, sellepärast et need biokeemilised ühendid, mis nendesse kõrvalsaadustesse jäävad, neid ei tohiks mitte ära visata. Meie uurisime enda projektis siis erinevate puuvilja ja marja ja köögiviljamahla tootmise jääkide, nagu näiteks õuna, aroonia, mustasõstra, pihlaka, rabarberi ja tomati pressjääkide omadusi ja et kuidas nad sobivad kala- ja lihatoodetes kasutamiseks. Meie kasutasime siis nendest pressjääkidest tehtud pulbreid verivorstide lisandina, kasutasime neid lihapallide koostises ja samuti tegime siis vikerforellile kalamarinaadi, et selgitada välja nende toime siis vastavatele toodetele. Miks me neid asju uurime, on see, et tegelikult tarbijad järjest rohkem soovivad erinevaid nii-öelda naturaalseid toidutooteid ja selline kõrvalsaaduste ärakasutamine võimaldabki tegelikult vähendada neid sünteetilisi lisaaineid toidus. Et taimsed jäägid sisaldavad mitmeid biokeemilisi ühendeid, mis on antimikroobse toimega, antioksidantse toimega ja seal on ka muid selliseid tervisele kasulikke ühendeid, mida saab hõlpsasti ära kasutada.